appi. Jah, et coach'i väljaõppes see coach'i eetika ja see, et kuidas sa sellises olukorras hakkama saad, seda täiesti õpetatakse, seda käiakse läbi, et kui coach'idel võib ju tekkida olukord, et lõpuks keegi mind kuulab, võib tekkida isegi kas nii-öelda tunne nüüd, et ma olen armunud oma coach'i või midagi sellist, et seda õpetatakse, kuidas seda käsitleda, et seal on selged eetilised piirid, et mida sa tohid ja mida sa ei tohi. Ja ma arvan, see eetika piir on see, mida see juht peab ka ära tundma, et see seier peab olema õige koha peal. Ja noh, ikkagi jällegi siin tuleb see intuitsioon ja kõhutunne mängu, et on mingisugused näilised süütud asjad. No ma jälle oma näite põhjal mäletan, et keegi kutsus mind, et lähme koeri koos jalutama. Umbes ühe vanused kutsikad. Vot see oli minu jaoks see koht. Keegi, kes oli mu alluv ja keda ma coachisin ka, et see oli see koht, kus ma ütlesin, et ei lähe, kuigi oleks olnud mõistlik minna. Okei. Ma saan aru, et juhtide jaoks on siin palju nagu plusse, miks olla coachi juht ja ettevõtte jaoks ka, eks. Üks on siis see enda vaimne tervis, eks ole, sa paned tiimi võib-olla paremini tööle, nad on rohkem kaasatud, mida me veel puudutanud ei ole, mis on nagu selline, et kui sa vaatad top 3, top 5 asja, mis on head, olulised asjad karjääri coachi juures siis või coachi või juhtimise? No innovatsiooni võimalus ikkagi tuleb sellest, mida rohkemate inimestega räägid. Microsofti näide ilmselt on üldtuntud, et kui Satya Nadella sai Microsofti juhiks, oli Microsoft maganud pilveteenused maha ja asi oli ikkagi kaunis happu ja rakendades massiliselt coachivat juhtimisstiili ja psühholoogilist turvalisust selles mõttes, et öeldi, et kuna meie teenust kasutavad igasugused inimesed, me peame kuulma kõikidelt igasuguseid arvamusi ja kõik on teretulnud, et ja nüüd me teame, et ikkagi on neil jälle väga palju paremini läinud, nii et ummikust välja tulek innovatsioon kindlasti on tõenäolisemad, kui on see koosloome. Ja selle coachi või juhtimisstiili puhul ka, et selle mõte on ikkagi inimest suunata kogu aeg tegema võib-olla seda, mida ta küll mõtleb, aga ei tee. Et sa niimoodi lükkad teda kogu aeg sealt pesa ääre pealt niimoodi üle ääreda, sest areng toimub sellises kerges ebamugavustsoonis ja see tekitab enese usku inimestes, et kui ma tegin selle ära, siis ma jõuan või suudan järgmise asja teha. See on ka võib-olla üks aspekt veel ja kui ma mõtlen, et kui ma ise karjääri coachinguid teen ka, et millest me siis räägime peamiselt, et kuidas me selle asja siis lahti võtame, me vaatame kõigepealt tagasi, et kuidas inimese karjäär on kulgenud ja otsime, et kas seal on mingisuguseid mustreid ja see võib tekitada inimesel sellise hästi selge teadlikkuse, sellise momendi, et see juhtus muga siis ja siis juhtus ka see sama asi, et nüüd kipub jälle see sama olukord olema. Tundes seda mustrit, siis sa saad seda mustrit murda ja muuta. Siis teine asi, millega ma tegelen, on, et hästi selgelt aru saada, et kuidas töötaja ise või inimene ise tunneb siis oma tugevusi. Millised on tugevused ja milline siis aspekt teeks selle tema profiili veel tugevamaks, et kui ta ei saa mingit järgmist karjäärisammu, et vaadata siis koos, et mis see võiks olla see midagi, mis seal puudu on. Siis vaatame tööväärtuseid, et mis on oluline sinu jaoks, et paljud inimesed, SEBs ka, kellega ma olen karjääri nõustumist teinud, ütlevad, et mis iganes, et ma tahaks seda järgmist sammu küll teha, aga SEBst ma ära minna ei taha. Siis ongi see, et midagi, mis on selles väärtuses, mis nii hästi sobib, et see on ka oluline teadmine, et jah, ma tahan liikuda, aga võib-olla ma hoian oma kohast kinni sellepärast, et mulle SEB või organisatsiooni kangesti meeldib. Ja siis sa lõpuks jõuad välja selliste erinevate võimalusteni ja sa annad inimesele sellise võimaluse mõelda täiesti nii laialt unistada sisuliselt ja kombineerida erinevaid karjäärivõimalusi, et see alati ei pea olema niisugune sirgjooneline, võib-olla tuleb mingisugune nii-öelda niisugune paralleel samm võtta vahepeal selleks, et teha siis edasi järgmine samm ja vahel tuleb teha üks samm tagasi, et minna 2 sammu edasi. Et inimestel see teadlikkus selles protsessis kasvab ja kui see teadlikkus kasvab, siis nad teevad enda jaoks õigemaid otsuseid, kui nad teevad õigemaid otsuseid enda jaoks, siis nad järelikult on õiged ka organisatsiooni jaoks ja ei tasu ka karta seda, et selle coachingu käigus, et sa coachid selle inimese organisatsioonist välja.